Hello! Alustame uue vlogiga. Me oleme täpselt seal ajas, kus on jõulude ja aastavahetuse vaheline aeg ja kui tavaliselt on see pigem selline, et väga midagi nagu teha ei ole ja päevadest ei tea nagu üldse mitte midagi, siis meil on just vastupidi see aasta. Me peame siin enne aasta lõppu ja uue aasta alguses suht palju mingeid asju ära tegema, sest me lähme aasta alguses reisile ja siis peab kõik asjad nagu valmis saama. Seega me lähmegi tegelikult täna pildistama mingeid tooteid. Ma pildistamiselt väga midagi näidata ei saa, sest see on uus kollektsioon siis, mida me pildistame. Seega, jah. Aga jõulud möödusid rahulikult. Rainil oli siin perekülas ja käisime suht paljudes kohtades, sõitsime ringi, vaatasime jõulutulesid, sest siin Hispaanias on ju kõik hästi ära kaunistatud, sest et sellist asja nagu Eestis ei näe väga. Ja see aasta minu arust jõulukaunistuste ja tuledega oli Eestis üldse suht nirusti. Seega, jah, siin on nagu, põhimõtteliselt seda ei anna isegi võrrelda, sest seda on tõesti siin nagu on väga palju jõulutulesid ja kõiki asju. Meil olid siis esimesed jõulud siin Hispaanias, me eelmine aasta viibisime jõulude ajal siis Eestis. Seega jah, seekord ma sain täiesti ise lauakese siin katta ja selline mõnus oligi. Ilm oli ka hästi mõnus, päike paistis 24. Seega jah, väga selline mõnus ja rahulik. Ja jah, 26. läkski Raini pere siis Eestisse tagasi ja me olemegi siis pärast seda suht tegusad olnud ja oleme siiani ja ma ei teagi, mis me vanast õhtul teeme, kas me üldse midagi teeme. Nii et alustame selle päevaga ja vaatame, mis pärast pildistamist saab. Me oleme nüüd tagasi kodus, me käisime vahepeal kohvikus kohvi joomas pärast pildistamist ja nüüd on kell nii palju, et peaks hakkama midagi süüa vaatama. Ja ma mõtlesin, et ma soojendan eilset kartulit ja kala. Mul on siin lõhet, forelli. Ja ühesõnaga sööme eilseid asju täna. Natuke salatit on ka alles. Seega jah, ma teen nüüd toidu siis soojaks. Ma tegin endale hoopis sellise jogurti kausikese, sest ma vaatasin, et mul sellel jogurtil oli tänane kuupäev, seega ma pean selle ära sööma. Aga vaadake, meil on vahepeal siin päike välja tulnud või noh, meil on tegelikult sellised heitlikumad ilmad olnud. Täna on nagu mega soe ja mõnus ilm. Aga muidu siin eelmine nädal ja eile või üleeile jah, oli öösel hull torm, niimoodi, et nagu vihma täiega sadas ja müristas ja reaalselt meil sellest kaminast nagu puhkus siis tuul nagu sisse niimoodi, et põrandal oli lausa see tahm nagu. Igatahes jah, ilmad on sellised veidrad olnud, nii et täna on mega mõnus ilm. Ja kui siin vahepeal ilmateade näitas, et tegelikult lähebki soojemaks, siis nüüd on jälle see muutunud ja näitab jälle vihma, seega jah. Igatahes praegu peaks siis lõuna ära sööma, peaks mingeid tööasju tegema ja siis jah, vaatame edasi, mis tänane päev toob. Mõtlesin, ma peaks vahepeal tegelikult vist neid jõuluasju ka, Rainin ema ostis need prillid jõuludeks, nii et need on veel siin, aga ma mõtlen kogu aeg, kas enne vana aastat need veel ära korjata või siis lasta nad ilusti vanast õhtul veel olla ja siis korjata kogu see jõuluvärk ära. Et jah. Ja vaadake, kui ilusa vaasi ma leidsin. Me käisime Granadas. Kuna oli mega vihmane ilm, siis me mõtlesime, et me lähme sinna shoppingule. See on selline keskus nagu Nevada Shopping Center. Oli vist. Ja see on reaalselt nii suur, et me olime vist 5 tundi seal kokku ja nagu see ei saa otsa lihtsalt. Seal on nii palju poode. Seal oli näiteks normaalipood, veel igast selliseid huvitavaid poode, mida meil siin Malaga piirkonnas pole üldse. Aga too päev, kui me käisime, oli ka mega vihmane ja Granadas oli reaalselt vist ainult 5 kraadi sooja. Ja kõik need lumised mäed paistsid kõik ilusasti seal, nii et seal oli nagu mega külm. Vot jah, aga praegu siis sööme kõhu täis ja siis ootame, mis tänane päev veel toob.
kõndima ja selleks, et kuskile jõuda, ma pean mingi sellise veidra külavahetee läbima. Igatahes siin külas nagu toimub alati midagi. Ja nagu ma ei tea, kas kuulsite, igatahes siin on lambad, kanad, siis on aedades koerad ja siis ongi, et ühes aias on seal vist 2 tšihuahuat äkki, siis 2 sellist suuremat koera ja nüüd juba teist korda see üks väiksem tšihuahua, siis on sealt aia vahelt plehku pandud. Siis ta on seal oma koduaia taga ja klähvib hullult nagu. Aga kui sa talle lähemale lähed ja nuusutada lased, siis ta nagu rahuneb maha ja on hullult sõber. Nii naljakas teist korda juba ja siis tüübid poevad aia vahelt välja, aga tagasi ei oska minna. Ja siis eile õhtul ma tulin suht hämaras, jõudsin kõndima ja peale selle, et siin on igast koduloomad, siis ma ei tea, vähemalt siin Costa del Solil, aga võib-olla mujal Hispaanias on ka see, et nagu igal pool on metssead. Reaalselt nad on nagu karjade viisi niimoodi, et kas siis külas, nad on isegi linnas, meil ükskord jooksis auto ette, mets ja kari nagu. Ja eile õhtul ma tulin siis kõndima ja kui tavaliselt sa näed puu all niimoodi tuhnimas mingi 1-2 siga, siis eile ma nägin siin küla peal kokku 10 siga ja ma mõtlesin, okei, ma käin kiiresti selle külavahetee ära ja ma ei julgenud enam tagasi tulla, sest siis oli praktiliselt pime juba, ma mõtlesin, et mine tea, kui mõni siga mingi hulluks läheb, hakkab mind taga ajama, et siis ma pimedas nagu, ma ei tea, mis ma teeksin. Ja nüüd, kui ma tulin, siis ma tegelikult nägin ka ühte siga siin puu all magamas päikse käes. Selles mõttes need sead nagu ei tee inimestest absoluutselt välja, neil on suht nagu ükskõik, kas sa oled siin või ei ole. Ja inimesed panevad nagu kodututele kassidele süüa ja siis nad käivad neid krõbinaid seal nagu söömas, vähemalt siin küla vahel, ma ei tea, kuidas mujal on, aga igatahes jah, tõenäoliselt nad on linnas ja niimoodi sellepärast, et süüa endale leida kuskilt, aga ma proovin. Ta on ikka veel seal, ma saan teile nüüd näidata. Nii, siin on nüüd üks suur poiss. On suht rahulikud, nad ei tee suht midagi, kui sa lähedale lähed. Aga enne ta magas, nüüd on ta lihtsalt seisab, ta isegi ei liiguta midagi. Aga jah, ma kõnnin edasi. Siin korterite juures hästi nunnu selline postkastide ala. Ja siis inimesed on enda raamatuid siia pannud ja siit võib ise lugemiseks ka raamatuid võtta. Nii tore idee mu meelest. Aga igatahes mul pidi vanaemu saatma postkaardi. Aga ei olnud miskit. Ma ei tea, kas see jõuab enne uut aastat kohale või mitte. Aga üldse eelmine kord tuli Eestist postkaart päris kiirelt, nii et siis paistab. Ma jõuan kohe tuppa ja siis peaks mõtlema, kas mingit sööki õhtuks teha ja siis hakkab õhtus sööma. Nii, ja ma mõtlesin, et ma teen täna kodujuustu selle põhjaga pitsat seega. Ma näitan teile ka, kuidas ma seda teen. Vaja kodujuustu. Ma kasutan tavaliselt 2 sellist pakikest. Need on 200 grammised kokkus 400 grammi. On selline kuivem kodujuust. Seega ma lisan siia ka muna. Ma panen tavaliselt selline 2 muna ja siis läheb tilk jahu ka ja siis ongi põhimõtteliselt see pitsapõhi siis valmis. Need 2 kodujuustu. Ma panen need munad siia, 2 tükki. Natukene soola ja pipart ka. Selline möks siis praegu. Ma segan ta vahepeal läbi munaga. Ja siis ma panengi siia veel natuke jagu. Ma ei tea, ma panen tunde pealt. Ma vaatan täitsa, et see jääks selline veits paksem. Panen praegu 2 lusikatäit ja siis panen küpsetuspulbrit ka natuke. Hästi natuke seda jahu veel, 1 lusikatäie. No umbes selline paks võiks ta jääda. Ja siis paned, laotad ahju plaadile. Nüüd on see valmis ahju minemiseks. Ma ei tea, kas sellest on aru saada, nii vist parem. Igatahes mul on peaaegu see ahjuplaat siis täis seda ja põhimõtteliselt suht õhuke kiht, et ta ei jää väga paksult ja et oleks ühtlane sees. Ja siis hoiad ahjus, kuni läheb pruunikaks ja siis paned ülejäänud asjad peale. Nii vahepeal on õues pimedaks läinud, aga
minu väike pitsake sai nüüd valmis, ma panin siia peale igast asju, mis mul külmkapis tegelikult veel jõuludest alles olid, mingid chorizod ja hamoni ja juustu ja oliive ja nii edasi. Edasi hakkame nüüd sööma ja näeme juba homme. Nii, täna on uus päev ja sõime natuke aega tagasi juba hommikusöögi ära ja nüüd ma mõtlesin, et ma teen hommikul kohe oma kõndimistiiru ära, sest õues on jälle nii mõnus ilm, päike paistab ja patt oleks seda raisku lasta, sest järgnevad ilmad ei tõota nii head tulemusega. Ma hakkasin siin mõtlema, et ma polegi vist rääkinud, kuhu me reisile lähme või noh, see tuleb reaalselt. Me üritaks nii, et see tuleb nagu puhkusereis, me oleme 2,5 nädalat ära. Aga ma mõtlesin, ma ei hakkagi siin vlogis seda ütlema, kuhu me lähme. Ehk siis võite kommenteerida ja arvata, kuhu me lähme. Ja siis järgmises vlogis saate juba teada, ma kavatsen seal ka vlogida. Seega, jah. Ka praegu ma siis teen oma tiirukese ära ja siis kodus peaks natuke veel töid tegema. Ma ei teagi, kas me homme 31. midagi teeme, kuskil lähme või siis lihtsalt oleme kodus ja sööme head toitu. Absoluutselt pole plaane, seega jah, eks siis paistab. Ma olen nüüd kodu poole tagasi teel, aga mul jääb siia tee peale paar sellist poodi. Ma mõtlesin, ma võtan Rainile üllatuseks mingi joogi või asja. Meil on see Inglise pood siin, seega ma mõtlesin, äkki ma leian siit midagi. Nii, ma vaatan siit kõigepealt neid jooke. Diet Coke. Kus võtta seda tahaks? Kirsi Pepsi. Ma arvan, et talle need hapud-kommid meeldiks. Võtan ühe sellise väikse paki seda. Ja siis võtan, kas leian äkki mingit shoksi ka siit või küpsiseid. Need on päris huvitavad. Tulevad nagu need vahukommi, need. Teate küll. Jep, pehme on küll. Ma võtsin ühe riisi sealt, sest ma tean, et riisist talle maitseb seega. Lähen kindla peale välja ja nüüd ma võtan ühe joogiga. Siin on Dr. Pepperi seerot. Ma ei ole kindel, kas me oleme seda üldse proovinud meist kumbki, aga ma võtan selle igatahes. Ja vaadake, siin on veel jumala ägedaid mingid jooke. Ma vaatasin mingi salted caramelli, Baileys, mis asi see on? Kreem. Väga huvitav, äkki see on nagu vahukoor või midagi. Ja siis siin on nagu eraldi selles, kus saad ise ka lasta seda vahukoort välja, ka Baileys oma, jumala ägedad. Igatahes minu saaks siis kommid ja Dr. Pepper Zero, seega maksan ära ja siis lähen juba koju. Ja teate, me mõtlesime lõunaks, et tuleme üldse välja sööma. Ja seega me olemegi sellises kohas nagu Puga raamen. On see Puga, jah. Me käime siin tegelikult päris tihti. Siin on väga head raamenid ja riisiroad ja ühesõnaga väga hea toit. Aga mul oli juba üks päev täiega raameni isu, seega ma arvan, ma võtan raameni. Mis sa võtad? Mõtlema. Ma mõtle välja. Okei. Nii. Ma olen tavaliselt vist võtnud seda kanaraamenit siit. Ma arvan, ma võtan seekord ka kanaraameni. Kas võtta spice'i? Muidugi. Muidugi või? Aga samas saab spice'id alati ise juurde panna, seega ma arvan, et ma võtan tavalise kanaraameni. Ja muide see koht ise näeb mega äge välja. Nii et kindlasti, kes on siin kandis, siis Fuengirola Pugasse soovitame tulla. Sest me ükskord käisime Marbella omas ja reaalselt siin on palju parem see toit. Vähemalt need toidud, mida me põhimõtteliselt iga kord tellime.
tellisime siis seal Marbella omas ka ja see polnud üldse nii hea kui nagu siin konkreetses Puga raamenis, seega jah, see on siin parim. Palun vaadake seda karagetonni, mis Rainile tuli. Siin on eraldi muna ja siin siis riis ja krõbekana, mis on nagu eluhea ja siin on tegelikult seda kimchit ka veel, nii et nii ja muu raamen jõudis ka. Rain viskas endalt tomati siia. Tomateid tegelikult siin ei ole. Aga selline kanaraamen ja ma arvan, et ma panen mingid spice'id ka siia veits peale. Et ja tisu! Ja nüüd ma tulin hoopis siia Kruunisse. Ma oleks vaja tegelikult reisile kaasa osta šampooni ja veel mingeid asju, seega selline kosmeetikapood siis. Ma käin alati neid küünelakke ka ostmas, sest teen endal ise keellakiga küüsi. Siis siin on ühte mu lemmikut ei ole tükk aega olnud, ma võtsin mingi teistsuguse prooviks, mul sai see aluslakk otsa, mis on igast värvivalikut ka. Ja siis üks mu viimase aja lemmikuid huulepliiatseid, mul sai see täiesti otsa, nii et tulin nüüd uut võtma ja teate, ma eelmise kasutasin nii ära, et ma isegi ei tea, mis number või nimetus sellel värvil oli, aga ma loodan, et see oli see tundub nagu sarnane. Igatahes on nagu selline kergelt roosakas nude, mega ilus huulte peal. Ja nüüd edasi tulime, avastasime, et siin on meil miskisugune laat, nii et mõtlesime, tuleme vaatame siin ka veits ringi. Vist müüakse mingeid käsitöö ja mingeid selliseid asju. Väga selline jõulumeeleolu. Leidsin nii ilusad taldrikud, nagu vaadake neid sidunitega. Nii ilusad. Siin on mingid huvitavad maiused. Ja vaadake, kui äge siin on heid kõik maha pandud. On mingid mänguasjad. Ja siit saab neid väikseid minisõõrikuid osta. Me suvel ka kuskilt putkast ostsime, need on mega head. Siin on täitsa selline mini-käsitsi juhitav karussell ka toodud. Väga äge. Siin on veel mingid ägedad lüpsetised. Nagu see toru on sees tühi ja siis ta laseb seda kreemi täis lihtsalt. Nutella. Võtsime nüüd selle maiuse sealt, Nutella maitsega ja nagu see maksis 5 euri. Nagu, mis on päris kallis sellise asja kohta, ma ütleks. Loodame, et see on hea vähemalt siis. Aga vaata, siit saab vorste ja kõik asju. Jõulutoitu nagu. Okei, see toru vähemalt maitseb väga hästi. Nii et vähemalt oli hea ost. Kas sulle ka maitseb? Jaa. Nüüd tulime veel toidupoodi, et mõned asjad haarata, kuigi mul pole õrna aimugi, mis siit osta võiks, sest et nagu jah, peaks vaatama nagu sellised asju, mida sa jõuad ära süüa enne, kui sa kodust ära lähed. Ja ma ei tea, mis homsest õhtust saab, kas me selleks ka midagi süüa peaks ostma ühesõnaga. Jah, hakkan nüüd vaatama, mida siit osta. Nii, ja see oli siis kõik, mis me suutsime nüüd siit osta. Me mõtlesime, kurk on ka siin all. Me mõtlesime, et me lähme nüüd teise poodi, et võtta mulli, sest siit Mercadonast üldiselt midagi väga head ei saa, seega me lähme nüüd teise poodi ka veel. Ma tulin nüüd siia liha ostma, Carrefouri ja reaalselt siin lihaletis läheb alati 1 miljon aastat, sest need teenindajad lõikavad ja teevad hakklihaks ja nad teevad kõiki asju põhimõtteliselt, kui sa soovid. Nii et jah, ma ootan mingi, palju mul on, 1 number on tegelikult veel jäänud, nii et jep. Nii, ja jõudsimegi koju tagasi, kott on kraami täis ja peaks need asjad külmkappi panema. Ja sellega ma mõtlesin, et ma tõmban siinkohal selle vlogiga otsad kokku ja üleüldse selle aastaga otsad kokku, sellepärast et täna on 30. detsember ja homme ongi vana aasta lõpp, seega suur aitäh sulle, kui sa mind jälgid ja mega tänulik kõigile selle eest.
ja ma loodan, et sul on ülimõnus aasta lõpp ja üli edukas uus aasta. Seega näeme juba uuel aastal. Tšau!